Kutsun täiskogu ette kaitsekomisjoni. Antud resolutsioonile ei laekunud ühtegi tekstimuudatust. Kes komisjonist soovib ette lugeda lööklausleid? Sloveenia. Aitäh, härra president. Kaitsekomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Resolutsioon teemal, millise suuna peaks Euroopa Liit võtma Venemaa vastaste sanktsioonide osas ning milline peaks olema Euroopa Liidu toetus liikmesriikidele, kes praeguses olukorras kannatavad. Nõuab tungivalt liikmesriikide sisese eraettevõtluse soodustamist, korrigeerides seadusi ettevõtete kasuks ning pakkuda Euroopa välisele turule suunduvale ettevõtjale igakülgset toetust teatud ajaperioodi vältel. Otsustab täiendavalt luua fondi, toetamaks Venemaa sanktsioonidest majanduslikult kahjustada saanud ettevõtete laiahaardeliste turu-uuringute tellimist. Julgustame ja toetame Ukraina Rahvavabariiki läbi viima reforme, et Venemaa täidaks omakorda Minski leppe tingimusi. Kutsub üles liikmesriike vähendama sõltuvust transiidist Venemaaga. Julgustab looma Ukrainas kutse- ja ametikoole, tagamaks tulevikus tööjõu, et taastada ja korras hoida riigi kahjustatud taristu. Kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike, kus on vene rahvusest elanike osakaal suur, pöörama suuremat tähelepanu vene rahvusest isikute teadlikkuse suurendamisele Venemaa ning Euroopa Liidu vaheliste suhete kohta. Kehtestab rahalised toetused sanktsioonide mõju all kannatavate liikmesriikide ettevõtetele. Kutsub liikmesriike üles tegema pingutusi ja vajadusel järeleandmisi, et edendada läbirääkimisi Venemaaga, võttes arvesse teataval määral ka tema huve. Julgustab täiendavalt Euroopa Liitu pakkuma moraalset tuge liikmesriikidele, aitamaks säilitada nende kannatlikkust ja kindlameelsust. Soovitab täiendavalt Euroopa Liidu liikmesriikidel teadvustada liikmesriikide ja Ukraina elanikele Venemaa manipulatsioonist. Palub täiendavalt Euroopa Liidul toetada Ukrainas hangete korraldamist ning reformide läbiviimist taristu taastamiseks. Teatab seega sõjalisest tegevusest kahjustada saanud Ukraina ettevõtete toetamisest, aitamaks taaselavdada Ukraina majandust. Nõuab tungivalt Ukrainalt Minski kokkuleppe tingimustest kinnipidamist. Tuletab täiendavalt meelde Euroopa Liidu liikmesriikidele ühtse suunamääramise olulisust Venemaa vastastes sanktsioonides. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriike karmistama oma sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes kuni Ukraina konflikti lahendamiseni. Nõuab tungivalt Ukraina piirikontrolli täiendavat tugevdamist. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Kes komisjonis soovib pidada avakõne? Horvaatia. Aitäh, härra president. Austatud president ja asepresidendid, lugupeetud kaasdelegaadid ja külalised. Euroopa Liit austab ja täidab rahvusvahelist õigust ning seega mõistab karmilt hukka Venemaa poolset Ukraina suveräänsuse rikkumist ja territoriaalse tervislikkuse ohustamist. Rahvusvaheline üldsus, eeskätt Euroopa Liit, vastas Venemaa agressioonile laiaulatuslike sanktsioonide kehtestamisega. Praegune eesmärk on konflikti lõpetamine, mitte selle laiendamine, kuid siiski Euroopa Liidu sanktsioonide leevendamine ei saa kõne alla tullagi, kuni pole tehtud reaalseid samme konflikti lahendamise suunas. Arvestades Euroopa Liidu sanktsioonide mõju, tuleb kõigepealt mainida, et sanktsioonide eesmärk on alati poliitiline
ning nende rakendamine toimub ainult juhul, kui kõik muud poliitilised ja diplomaatilised meetmed on osutunud kasutuks. 2014. aasta juulis ja septembris kehtestatud sanktsioonid andsid paratamatult tagasilöögi Euroopa Liidu omaenda majandusele, kuna Venemaa on olnud pikaajaline eksporditurg paljudele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Tagamaks võimalikult vähe sanktsioonidest tingitud negatiivset mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele, toetame rahalist sanktsioonide mõju all kannatavate liikmesriikide ettevõtteid. Samuti leidsime, et tekitatud kahju leevendamiseks oleks mõistlik soodustada liikmesriikide sisest eraettevõtlust, vajadusel pakkuda ka toetusi Euroopa välistele turgudele ning luua fond toetamaks laiahaardelisi turu-uuringute tellimist eelkõige olukorrast majanduslik kahjustatud saanud ettevõtetele. Euroopa Liit peab olema ühtne, et Venemaal ei tekiks võimalust üksikute riikidega manipuleerida. Venemaa juhtkonna agressiivsus ohustab eelkõige neid riike, mille allutamisega püütakse taastada ennast arvestatava jõukeskusena maailmas. Seetõttu peame tähtsaks liikmesriikide teadvustamist potentsiaalsest ohust. Me peame säilitama liikmesriikide ühtse suuna Venemaa vastaste sanktsioonide osas. 21. novembril 2013. aastal aset leidnud rahutustest saadik on Ukraina sisepoliitika olnud ebastabiilne ning riigi majandus on jätkuvas languses. Ukraina tulevik sõltub suuresti vaid tema endast, kuid Euroopa Liidul tuleb esiteks suunata rõhk reformide läbiviimisele. Reformid on Ukraina tugevnemise vältimatuks eelduseks. Suur tähtsus on kokkulepete elluviimisel ja rakendamisel ja sellel põhjusel peab eelnevalt mainitud reformide seas olema ka Minski leppes mainitud konstitutsiooniline reform, et kindlustada vähemalt mingisugune samm konflikti lahenemise suunas. Leiame, et need meetmed mingil määral kindlustaksid ja garanteeriksid Ukraina poliitilise olukorra stabiliseerumise ning riigi jätkusuutlikkuse. Euroopa Liidul on iseenesest mõistetav kohustus toetada euroopaliku korralduse poole püüdlevat Ukrainat, sest Ukraina saatusest sõltub suurel määral Euroopa tulevik ning seetõttu ei tohi selle riigi olukorda kedagi ükskõikseks jätta. Parema tuleviku nimel Euroopa Liidus kutsume teid kõik üles meie resolutsiooni poolt hääletama. Aitäh! Antud resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek. Muudatusettepanek on sätte number 8 kohta ning asendada 8. säte, mis hetkel kutsub liikmesriike üles tegema pingutusi ja vajadusel järeleandmisi, et edendada läbirääkimisi Venemaaga, võttes arvesse teataval määral ka tema huve, sättega kutsub liikmesriike üles tegema pingutusi läbirääkimistel Venemaaga, silmas pidades Euroopa Liidu põhiväärtusi. Kutsun kõnepulti muudatusettepaneku autori Gregor Rehand. Aitäh, härra president. Lugupeetud president, delegaadid, külalised. Ma otsustasin muuta 8. punkti 2 põhjusel. Esiteks, sest 8. punktil on tugev vasturääkivus 15. klausliga, kuna 8. punktis kutsutakse tegema järeleandmisi ning arvestama Venemaa huvidega, samal ajal kui 15. klausel sätestab, et Euroopa Liit julgustab oma liikmesriike karmistama sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes. Kuid teine ja märksa tähtsam põhjus minu jaoks on see, mõelge sellele, kui täna õhtul alustatakse läbirääkimisi Venemaaga, milles on aktsepteeritud see, et Venemaa suhtes tehakse järeleandmisi. See on minu jaoks vale. Venemaa ei ole hetkel positsioonis, kus ta saab nõuda Euroopa Liidult hüvesi. Nende majandus kukub ning neil ei ole silmapiiril paistmas lahendusi selle jaoks.
Ainus stsenaarium, kus ma näeks, et Venemaale tuleb teha järeleandmisi, on siis, kui Venemaa majandus oleks kokkuvarisemise äärel, sest see mõjutaks halvasti ka Euroopa majandust. Kuid täna ja praegu seda ei ole. Niisiis, ma kutsun teid kõik üles hääletama minu muudatusettepaneku poolt. Aitäh! Palume muudatusettepaneku autori jääda kõnepulti ning nüüd on täiskogul ja komisjonil võimalus esitada muudatusettepaneku autorile küsimusi. Prantsusmaa. Aitäh, härra president. Küsimus muudatusettepaneku esitajale, et milliste allikatele tuginedes väidate, et praegune Venemaa majandusolukord ei ole languses? Aitäh. Aitäh, härra president. Ma ei kuulnud lõppu, kas te ütles, et ei ole languses või on languses. Vabandust, kui ma ennast valesti väljendasin, kuid ma mõtlesin seda, et Venemaa majandus on praegusel hetkel suures languses ning neil ei ole silmapiiril paistmas lahendusi selle jaoks, et majandus taas kasvama panna. Hispaania. Aitäh, härra president. Aga kui te väidate, et Venemaa majandus siiski on languses, kas siis te ei räägi iseendale vastu ja peaks ikkagi tegema järeleandmisi? Aitäh. Aitäh, härra president. Nagu ma ütlesin, tänasel päeval ei ole see nagu järeleandmisi peaks tegema siis, kui Venemaa majandus hakkab kokku varisema, sest Venemaa majanduse kokkuvarisemisel oleks väga suured negatiivsed mõjud ka Euroopa turgudele. Kuid tänasel päeval Venemaa ei ole veel kokku varisemas ning seetõttu peaks sanktsioonid jääma samaks ning ei tohiks teha järeleandmisi. Aitäh. Sellega on küsimuste voor lõppenud. Autor võib naasta oma kohale. Kes komisjonis soovib pidada reaktsioonikõne? Slovakkia. Aitäh, härra president. Austatud üldkogu, kaasdelegaadid ja külalised. Ma tänan selle ettepaneku eest ja selle vea märkamises. Esmalt tahaksime selgeks teha paar väidet, mis mind piinama jätsid. Esiteks, meil ei ole otseselt vasturääkimisi, sest 8. me mõtleme seda, et kui vaja, siis riigid lepiksid teatud olukordade, näiteks sanktsioonide osas. Praegu osad riigid lepivad sellega, et nende majandus kannatab selle all. Et selles mõttes riigid teevad järeleandmisi, kui neil peaks olukord natukene halvemaks minema. Mitte, et me teeme otseselt Venemaa osas järeleandmisi, kuna ta on tõsiselt rikkunud inimõigusi. Ja 15. siis me mainime seda, et me karmistame sanktsioonipoliitikat, kuni Venemaa Ukrainast viib oma väed välja. Põhimõtteliselt siis, et survestada Venemaad. Meelde tahaksin tuletada, et meie eesmärk on konflikti lahendamine Venemaaga, mitte siis mitmete majanduste kokkulangetamine. Kuna kui nagu ka mainis siis delegaat, et kui Venemaa majandus kokku variseks, siis mõjutaks ka kõvasti Euroopat. Palun delegaadil enda kiirelt kokku võtta. Seega ma usun, et antud muudatus, mis välja käidi, on hea mõte ja aitäh sõna eest. Palun komisjonil hääletuseks enda kohtadel naasta.
Tuletan meelde, et hääletada saab kas poolt või vastu. Tõstke oma riigisilt, kes on poolt. Aitäh. Tõstke oma riigisilt, kes on vastu. Aitäh. ...69 poolthääle ja 1 vastuhäälega on antud muudatusettepanek vastu võetud. Kordan üle ka sätte 8. klausel ning asendada see kutsub liikmesriike üles tegema pingutusi läbirääkimistel Venemaaga, silmas pidades Euroopa Liidu põhiväärtusi. Kutsub liikmesriike üles tegema pingutusi läbirääkimistel Venemaaga, silmas pidades Euroopa Liidu põhiväärtusi. Palun komisjonil täiskogu ette naasta. Alustame avatud debatiga. Holland, 32. Aitäh, härra president. Mul on küsimus 13. klausli kohta, et miks te sunnite Ukrainat kokkuleppest kinni hoidma, aga mitte Venemaad? Holland komisjonist. See puudutab eelkõige Ukraina lepet Minski osas, et Venemaa on selgelt välja öelnud seda, et kui Ukraina valitsus hakkab tegema reforme oma valitsuses ja endapoolseid tingimusi kokkuleppest kinni pidama, siis Venemaa ei taandu Ukrainast. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi 13. tööklausli kohta? Siis liigume edasi järgmise juurde. Läti. Aitäh, härra president. Mul on küsimus 7. kohta, kus te kehtestate rahalised toetused ettevõtetele, aga äripartnerid peavad ikkagi leidma need ettevõtted peavad ikkagi leidma uued äripartnerid, keda neil sanktsioonide tõttu pole. Ehk siis küsimus on see, et kas te ei arva, et see raha tegelikult ei ole piisav ning see tegelikult ei ole õige viis probleemi lahendamiseks? Belgia komisjonist. Itaalia. Aitäh, härra president. Minu küsimus puudutab siis 6. punkti. Nagu me teame, siis Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised suhted on pigem siis kehvapoolsed ning pärast teie resolutsiooni muutuks need veelgi karmimaks ja halvemaks. Aga punktis number 6 te soovitate, et vene rahvusest ja seega ka venemeelsed inimesed saaksid rohkem infot siis Venemaa ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest, mis on juba niigi kehvad. Et kuidas peaks selline punkt siis muutma, aidata konflikti lahendada? Ma leian, et see hoopiski süvendab veelgi siis vene rahvusest inimeste vastandust Euroopa Liiduga. Aitäh! Julgustan ka teisi delegaate vastama. Slovakkia. Esmalt tahaksin öelda, et
kõik vene rahvusest elanikud ei ole venemeelsed, sest seda on näidanud erinevad uuringud. Teiseks siis siin mõtleme seda, et me toome välja venelastele selle olukorra tõsiduse ja kuidas see nagu päriselt on, sest selle, et Venemaa ründas Ukrainat, mitte et Euroopa Liit lihtsalt surub Venemaad tagasi. Ja nagu venelased on ka mõistlikud inimesed ja leiame, et meil on võimalik neile see selgeks teha. Aitäh. Holland. Aitäh, härra president. Mul on küsimus esimese klausli kohta. Et kuidas te teete kindlaks, et kas see ettevõtja, kas tal on päriselt ka mingid soovid sinna välisturule minna või ta soovib lihtsalt saada toetusi Euroopa Liidult? Julgustan ka teisi delegaate vastama. Slovakkia komisjonist. Seda saab lihtsalt tõestada näiteks erilepingutega välisriikidest, välisturgudega, mis firmal on ja nende ettenäitamisel see tõestaks ära, kas firma üritab minna välismaale või mitte. Aitäh. Poola. Aitäh, president. Minu küsimus käib punkti 9 kohta. Milles seisneb see moraalne tugi, mida te pakuksite liikmesriikidele? Aitäh. Belgia komisjonist. Aitäh, härra president. Moraalne tugi seisneb selles, et kas siis luuakse näiteks meediakampaaniaid või ka lihtsalt valitsuse kaudu sisendatakse rahvale usku, eriti veel sanktsioonist kõige karmimalt kahjustada saanud riikidele, näiteks idariikidele Euroopa Liidus, et nad ei ole üksi, Euroopa Liit aitab neid, et ei tekiks riigis euroskeptisismi ja et halvad ajad lähevad üle. Aitäh. Võtame viimast 2 küsimust. Hispaania, 42. Aitäh, härra president, et 15. punktis julgustate te Euroopa Liidu liikmesriike karmistama oma sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes. Kas te ei arva, et selline tegutsemisviis tekitab veel suuremat lõhe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ning süvendab ka Ukraina ja Venemaa vahelist kriisi? Aitäh. Malta komisjonist. Ei, me ei arva, et see suurendaks Euroopa Liidu ja Venemaa vahelist lõhet, see vaid sunniks Venemaad muutma oma senist tegevust ja järgima Euroopa Liidu nõudeid probleemi lahendamiseks. Aitäh. Sloveenia. Aitäh, härra president. 15. punktis te mainisite, et karmimad sanktsioonid, aga kui sanktsioonid pole siiamaani mõjunud Ukraina kriisi lahendamiseks, miks need nüüd peaksid? Aitäh. Holland komisjonist. Tooks siinkohal välja, et juba Venemaa majandus on langenud viimase seisuga 4% ja rubla kurss on äärmiselt madala seisus ja seda üsna kiiresti. Ja kui Venemaa majandus peaks hakkama kokku kukkuma, siis Venemaa on kohustatud ja Venemaa tegelikkuses peaks tegema enda riigi päästmiseks teatud muudatusi oma agressiivse väljendamise taandamiseks Ukraina suhtes. Aitäh. Sellega on avatud debatt lõppenud. Kes täiskogus soovib esitada antud resolutsioonile vastukõne? Sellisel juhul, kes komisjonist soovib? Horvaatia. Aitäh, härra president. Austatud täiskogu, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et
komisjon soovib siis karmistada sanktsioone, samas on näha seda, et mida tugevamaks me teeme sanktsioonid, seda lihtsam on öelda Venemaa valitsusel, et hei, vaadake, mis Euroopa meile teeb. Euroopa tahab meile halba ja kuna nagunii on Venemaal väga suured siis repressioonid meediakanalites, meedia on põhimõtteliselt täielikult siis Kremli kontrolli all, siis ma näen seda, et kui me Venemaale väga karmid tingimused peale paneme, siis see tegelikult suurendab vastumeelsust, see suurendab seda lõhet Euroopa ja Venemaa vahel, sest Venemaa rahvas ise on rohkem Euroopa vastane ja suurema tõenäosusega saab rahva poolt siis heakskiidu see, et Venemaa jätkab oma agressioone, et Venemaa laiendab oma agressioone. Ma näen seda, et kui me võtame selle resolutsiooni vastu ja kui me seda survet suurendame, siis tegelikult me muudame olukorra palju halvemaks, kuna Venemaal on justkui suurenenud õigustatus jätkata oma agressioone. Aitäh! Kes komisjonis saab pidada lõpukõne? Belgia. Aitäh, härra president. Austatud president ja asepresidendid, lugupeetud delegaadid ja kuulajad. Venemaa ja Ukraina konflikti algusest on möödus 3 aastat, kuid siiani pole olukord lahendust leidnud. Tehti Minski kokkulepe aastal 2005 veebruaris, kuid kinni pole sellest seni keegi pidanud. Seni on Euroopa Liit neile ainult sanktsiooni kehtestanud, millele Venemaa on vastanud samaga. Esitasime kaitsekomisjoniga enda resolutsiooni, kus arvame, et oleme leidnud parimad lahendused probleemi edaspidiseks käsitlemiseks. Alustaks siinkohal vastukõnega. Te mainisite, et Vene sisepoliitika võib siis muutuda veel läänevastasemaks, kui ta praegult on. Euroopa Liidu üks põhimõte on see, et ta ei sekku riigi sisepoliitikasse ega nende tuleviku ise otsustamisega. Venemaa rahvaarv on nii suur, et meie tõesti nende sisepoliitikat muuta ei suuda. Euroopa Liit on seni kehtestanud tõesti ainult sanktsioone Venemaa vastu, mis on viinud ka Euroopa majanduse languseni. Tegeledes väliskonfliktiga ei tohiks Euroopa Liit unarusse jätta ka enda liikmesriike, kes on konfliktist kahjustada saanud. Ettevõtetele oleme otsustanud luua fondi, mis toetaks neid laiahaardeliste turuuuringute tellimist, otsimaks uusi turge, millele laiendada ja uusi äripartnereid. Kuid me ei saa jätta ka üksi ka Euroopa liikmesrahvaid. Me peame aitama neid ka moraalselt, eriti veel kõige rohkem kannatavaid idariike. Me peame neile tõesti kindlustama, et nad ei ole tõesti üksi ja halvad ajad ei ole lõputud. Kuid kõige selle juures ei saa lasta konksu otsast me lahti ka Venemaad. Teiste riikidega manipuleerimist, nende suveräänsuse ja rahvusvaheliste õiguste rikkumist ei saa Euroopa Liit kannatada. Meie resolutsiooniga kutsuksime üles liikmesriike saavutama Euroopa Liidu nõukogus sanktsioonide asjus konsensust ja karmistama sanktsioone, sest Euroopa Liidu nõukogus saab sanktsioonide üle otsustada ainult konsensusega. Kuid lõppude lõpuks siis, miks ikkagi valida kaitsekomisjoni resolutsioon? Usun tõesti, et oleme leidnud parima võimaliku lahenduse lahendamaks Venemaa ja Ukraina vahelist konflikti ja seda ilma rahvusvaheliste õiguste ja kokkulepete rikkumisteta ning austades riikide valikuvabadust oma tuleviku määramisel. Kuna me oleme majanduslik ja poliitiline ühendus, siis me ei saa sekkuda sõjalisel teel ning peame saavutama rahuliku, stabiilse ja jõuka ruumi läbirääkimiste ja sanktsioonidega. Lõpetuseks tahaksime öelda, et meie resolutsioon toob lahenduse välja toodud ja aktuaalsetele probleemidele Ukraina ja Venemaa vahel ning samas ka soodustab majandust ajal, mil kehtivad sanktsioonid meie 3. suurimale ekspordimaale. Me loome vahendid ja võimalused ettevõtluse arendamiseks ja soodustamiseks. Palume kõne kiirelt kokku võtta. Vältimaks Euroopa liikmesriikide majanduslangust
ning aitame ka turgutada ise Ukraina majandust, et see võimalikult kiiresti maailma majanduse rööbastele tagasi saada ja seda kõike meie kõigi parema tuleviku nimel. Aitäh! Palun komisjonil hääletuseks kohtadele naasta. Tuletan meelde, et hääletada saab nii vastu, poolt kui erapooletult. Tõstke oma riigi silt, kes on antud resolutsiooni poolt. Aitäh. Tõstke oma riigi silt, kes on erapooletu. Aitäh. Tõstke oma riigi silt, kes on antud resolutsiooni vastu. Aitäh. ...38 poolthääle, 9 erapooletu ning 29 vastuhäälega ning komisjoni esimeeste heaks kiiduta on antud resolutsioon tagasi lükatud.